Täna mina räägin siis mängudest. Ehk siis miks mängude abil õppida on üks väga-väga lihtne põhjendus ja see ongi selleks, et mängud tekitavad inimestes rõõmu ja õnnelik inimene õpib paremini. Õnnetu ja stressis, olgu ta laps või täiskasvanu, ei õpi sugugi nii hästi, kui õpib üks õnnelik inimene. Et siin meemi peal küll on kirjas, et õppimine peab olema igav ja raske. Et igav kindlasti mitte, kuigi meil psühholoogid räägivad, et tegelikult selleks, et õppimine toimiks, peab ta tõepoolest olema ikka raske ka. Et kui asjad toimivad liiga lihtsalt, siis me korralikult ei õpi, kuid mängud on suurepärane vahend selle raskuse maskeerimiseks. Et õppides läbi mängu või mängu abil me ei panegi tähele, kui raske see õppimine tegelikult on. Miks siis veel? Et miks on siis mängud suurepärane vahend õppimiseks? Mäng iseenesest, nii suurtele kui väikestele, on motiveeriv. Kas selle põhjuseid, miks ta on motiveeriv, väga palju erinevaid, natukene räägime nendest ka täna, on need, mis on väliselt motiveerivad, igasugused auhinnad, edetabelid, aga me natuke räägime täna sellest samast sisemisest motivatsioonist, et mängudel on selline tore võime õpilastes tekitada seda sisemist motivatsiooni. Ma tahan saada selgeks, ma tahan saada paremaks, ma tahan osaleda. Lisaks mängud annavad mängijatele, siis me enamasti räägime siin õpilastest, vastutuse ja kontrolli selle üle, mida nad teevad. Kui meil tavaline traditsiooniline klassiruum on see, et õpilastel on ikka üsna vähe kontrolli selle üle, mis seal klassiruumis toimub, siis mängudes on õpilastel kontroll ja nad tunnetavad seda ja väidetavalt see tunnetatud kontroll ongi üks hea sisemise motivatsiooni tekitaja. Ehk siis eriti hea oleks, kui tõepoolest õpilased saaksid valida aja ja koha, kus nad mängivad, kuid see ei ole alati väga kriitiline. Siis veel väga laialdaselt levinud põhjus, miks mängud õppimiseks head on see, et mängud annavad sulle kohe tagasisidet. Sa vajutasid valele nupule, said surma kuskil arvutimängust, kui me räägime, sa saad kohe teada, kuidas sul läheb. Ja see on selline väga, kuidas siis öelda, vastupidine sellele, et kui sa teed ära oma kontrolltöö ja ootad tükk aega enne, kui sa saad teada, kuidas sul tegelikult läks või annad oma essee ja pead ootama tükk aega enne, kui sa tagasisidet saad. Nii et olenevalt siis mängutüübist, mängu suureks eeliseks on see, et ta annab kohe tagasisidet. Veel õpetajad räägivad, et mäng on suurepärane vahend vahelduse pakkumiseks. Ehk siis ta võimaldab erinevaid viise pidi ühte seda sama materjali näiteks edasi anda. Ja õpetajad räägivad, et läbi mängu see õppimine, see protsess toimub õpilaste jaoks täiesti märkamatult. Et sageli see on väga hea, kui õpilased ei panegi tegelikult tähele, et nad parasjagu midagi õpivad. Et nad on selles tegevuses nii sees, et see tundubki neile mõnus ja loomulik ja õppimist ei pandagi tähele. Lisaks sellele õpetajad ütlevad, et mängu kasutamine võimaldab neil palju rohkem näitlikustada, visualiseerida, läbi mängida ja teha väga palju muid asju, mis traditsioonilises klassiruumis, traditsiooniliste õppemeetoditega on üsna võimatu. Lisaks faktiteadmistele õpetajad ütlevad, et mängud õpetavad väga palju asju ja siin on siis üks väike loetelu nendest, mida need mängud siis võiksid õpeta. Lihtsalt sõltumata siis žanrist ja kõigest muust, et mida lisaks siis sellisele erialal selle teadmisele mängud siis võimaldavad õpetada. Lugemisoskus. Alles hiljuti ka Novaatoris äkki oli üks tõlge ühest uuringust, kus näidati, et ka väga väikesest peast juba, kui sa mängid arvutimänge, siis sul tekib see huvi, et sa hakkad rohkem lugema selle mängu kohta.
et meil on paberil Robloxi raamatud, mis on raamatukogus kõige kapsamaks loetud raamatud, jah, arvutimängu kohta. Teatavasti üks vanemaid positiivseid efekte, mis on avastatud arvutimängudel, silmkäe koordinatsioon, Super Mario. Eks, et kuidas panna Super Mario liikuma oma nupuvajutustega. Väidetavalt arendavad igasugune mängimine loovust, eriti kui on võimalus sellised mängud, mis ei ole nii-öelda ette kirjutatud, vaid saab vabalt tegutseda, fantaseerida. Empaatiavõime, samastuda karakteritega, teistega, kuid ka kaaslastega. Et õpetajate sõnul pidid mängud kutsuma esile paljudes õpilastes hoolivust, et nad näevad, kui kaaslased ei saa hakkama, siis nad hea meelega lähevad ja aitavad. Ehk siis samamoodi seda koostööoskust me teame, et kuidas väga paljud oskavad koostööd teha teatud mängusituatsioonis, kas nad päriselus ka mõnikord. Keskendumist, et kui igavale õpikust lugemisele või kuulamisele on raske keskenduda, siis mängud õpetavad keskendumist. Nendest me juba suhtlemisostustes ka rääkisime. Kui me räägime arvutimängustest, siis väga oluline on ka digitaalne kirjaoskus, etikett, netikett. Ja õpetajad tõid välja sellise toreda huvitava nähtuse, et mängud annavad võimaluse või julguse esineda. Et esitlemise ja esinemise oskust on mängude abil võimalik väga hästi harjutada. Kriitiline abstraktne mõtlemine, eneseregulatsioon, et kuidas ma käitun siis, kui ei lähe nii, kui ma tahan, kui mul läheb valesti ja ma kukun läbi, siis mis minust siis saab, jah? Väidetavalt ka ettevõtlikkusoskusi on võimalik läbi mängude arendada, igasugust iseseisvust, eneseregulatsiooni ja ka mitte sugugi väheolulistele ka füüsilisi oskusi. Ja need mängud, millest mina siis räägin, ei ole sugugi ainult arvutimängud, lihtsalt arvutimäng on selline võib-olla kõige tüüpilisem, millele kõige esimesena mõeldakse, kuid need oskused tegelikult on absoluutselt kõikidel mängudel. Ehk need füüsilised oskused võivad olla ka näiteks vii, aga siis jah, et mängud kui sellised, näiteks mida kehalise kasvatuse õpetaja kasutab, et nemad siis eriti hästi õpetavad erinevaid füüsilisi oskusi ka. Õpetaja või ütleme siis klassiruumi vaatest, mida mängud veel võimaldavad, on klassi orkestreerimine. Et mitte ainult faktiteadmiste ja mingisuguste oskuste edasiandmist, vaid mängude abil on võimalik hoida distsipliini, et distsiplineerida. Näiteks, kes tuleb vastama. Et mitte see, kes kõige kõvemini karjub või see, kes piinlikult mujale vaatab, vaid mäng otsustab, kes tuleb vastama. Siis mängud aitavad luua ka õhkkonda, et sellise ühtsuse tekitamine klassiruumis, üksteisega suhete hoidmine, üksteise märkamine, et selle abil mängude abil on väga hea sellist õhkkonda luua. Siis mängud on hea võimalus ka aja sisukaks täitmiseks. Ehk siis kohe ikka ei lähe päris nii, kuidas plaanitud, siis alati on hea kasutada mänge. See on nii-öelda sisukas aja täitmine. Õpetajad rõhutavad, et mängimine või erinevad mängud toetavad erinevaid õpistiile ja erinevaid õpilaste tasemeid. Et kui tunnis peaksid justkui kõik tegema enam-vähem sama ühte asja, siis mängudes on võimalik seda taset kohandada vastavalt igale õpilasele, ehk siis seesama kohandatav ja individuaalne lähenemine on see, mida mänguga on oluliselt lihtsam teha kui nii-öelda traditsiooniliste õppemeetoditega. Siis, mis veel? Mängimisega või mängudega on seotud ka hunnik emotsioone.
et emotsioonid, reeglina need emotsioonid, mis tekivad, on positiivsed. Hästi oluline, mida mängud siis võimaldavad, on see, et õpilane tunneb turvalist ja ta ei karda eksida. Et mängudes eksitakse palju julgemini, sest et nad teavad, et ei juhtu midagi, ma ei saa 2 tunnistusele, ma ei saa märkust, vaid kui ma mängus eksin, mitte midagi ei juhtu. Ja tänu sellele nad eksperimenteerivad ja riskivad ja katsetavad oluliselt rohkem kui tavaklassiruumis. Et see on selline väga suur erinevus nii-öelda tavaklassi situatsiooniga. Mängud oma olemuselt juba on interdistsiplinaarsed, ehk siis sul on ühte mängu võimalik kokku panna seda lõimimist, mida meil tänapäeva õpetajatel hästi palju nõutakse, et kõik asjad peavad nii-öelda läbivad teemad, peavad minema ühest teisse, siis mängu abil on seda palju lihtsam teha. Et mängudesse põimida erinevaid teadmisi või erinevaid õppeaineid on lihtsam. Samuti õpetajad leiavad, et mängud toetavad avastusõpet ehk siis seda sama julgust minna ise katsetada, avastada ja leiutada. Et see on mängudes olemas ja õpetajad arvavad ka, et mängud avardavad õpilaste silmavaadet ja mitte ainult õpilaste, vaid ka õpetajate silmavaadet. See õhkkond, millest me ka juba rääkisime, et selline meeldiv ja ühtsuse loomine, et seesama mängud võimaldavad sellist mitteformaalset õhkkonda, et larbiga kindlasti, et kui õpetaja võtab ka nendest mängudest osa, siis see ei ole enam selline komplementaarne suhe, vaid see on see, et õpetaja on osa meist, see ei ole selline informaalne ja väga ametlik, vaid see ongi selline formaalne, et see ongi selline mitteformaalne keskkond, kus siis tuntakse üksteist võrdsetena. Ja ka uuringud näitavad seda, et mängus või läbi mängu õppides õpilased pingutavad rohkem. Et nad näevad seda justkui väärtuslikumana, et nad on nõus rohkem pingutama. Nii, tuleb. Veel mõned mõtted, et see sõnapilv, mis siin külje peal on, see ongi siis ka minu artiklist pärit, et siin on need mõningad märksõnad, mis õpetajad mainisid, et miks nad mänge kasutavad. Kuid õpetajale siis veel, õpetaja poolelt vaadatuna siis, et kui õpilased mängivad, siis õpetaja saab nii-öelda distantsilt või kõrvalt vaadates hinnata õpilaste nii käitumisi kui oskusi. Et see on võimalik neile nii-öelda sama kõrvalt vaatajana, et kui paljud õpilased tunnevad, et neid parasjagu hinnatakse või nende oskusi nii-öelda mõõdetakse, siis see on hoopis ebameeldivam situatsioon kui see, et õpetaja kõrvalt jälgijana saab vaadata, et milliseid oskusi nad oskavad rakendada, milliseid mitte. Ja mänge on võimalik anda lisaülesannetena. Et kui meil on olemas, ja tänapäeval juba on hästi palju erinevaid mänge, et kui õpetaja näeb, et sellel õpilasel oleks siin natuke rohkem abi vaja, ta saab mänge anda lisaülesandena. Siis õpetajad ütlevad, et mängude kasutamine on ka neile endale põnev, et neile paljudele meeldib, mitte kahjuks kõigile, kuid paljudele õpetajatele meeldib ise mängida ja nad leiavad, et see mängimine kaasajastab nende oskusi, et nad peavad oma oskusi kogu aeg hoidma piisavad, et nad saaksid seda teha. Need õpetajad, kes mänge kasutavad, on loomulikult väga populaarsed ka õpilaste seas, ehk siis õpetajad, kes tegelevad mängimisega, saavad väga palju positiivset tagasisidet ja see omakorda tõstab nende õpetajate enesekindlust. Et kindlasti olete juba kuulnud, et mida rohkem õpetajad on mängu kasutanud, et seda rohkem see nende endale meeldib, et nad nii-öelda satuvad sinna lõksu, et muudkui peab mängima ja aga sellest ka natukese aja pärast. Siis mängude kasutamine õpetab neile ajakasutust, sest et mängud paraku ei ole sellised valmis lahendused, et nüüd ma võtan ja panen siin ja kõik tehtud. Et mängude kasutamine eeldab õpetajat väga oskuslikku ajakasutust, sest et ta peab need mängud ka enne läbi mõtlema, läbi testima,
vaatama, oskama ennustada, kui kaua see aega võiks võtta. Virtuaalsete materjalide puhul on selline tore asi või mitte ka ainult virtuaalsete lauamänge saab ka korduvalt kasutada. Ehk siis, kui sa oled juba ühe materjalid välja mõelnud, ühe mängu välja mõelnud, siis sa saad kasutada seda vajadusel klassist klassi, aastast aastasse, seda aeg-ajalt nii-öelda kohandades. Et sul kulub see ühekordne pingutus, tasub ennast hiljem mitmekordselt ära, et sa saad neid materjale taas kasutada. Ja kui me räägime tehnoloogilistest, siis hea asi mängude puhul on ka see, et selleks ei ole vaja arvutiklasse, õpilased saavad kasutada enda vahendeid. Et kui õpetajad tahaksid palju rohkem kasutada lauamänge, siis nende on puht füüsiliselt, need on piiratud, neil ei ole igale õpilasele anda, siis nutitelefon reeglina ikkagi on peaaegu igal õpilasel. Ehk siis, kuidas siis seda teha? Et kuidas neid mänge siis teha mõned sellised praktilised näpuleited? Et kõige lihtsam on mängustamine. Ehk siis mängustamine on mänguelementide kasutamine ükskõik millises õppetöö etapis. Et seda on võimalik teha hästi lihtsalt, kas tõepoolest jagada iga lisaülesande või iga eest punkte, badge ehk siis märke, auhinda, et kui kes saab siin kõige rohkem punkte, tema võib tunnist 5 minutit varem ära minna. Et selliseid mängustamise elemente on hästi palju, kuid ka nendega tuleb olla ettevaatlik. Siis võimalik on tõepoolest mängustada kõige pisemad asjad kuni terve kursuseni välja. Et meil on kogemusi sellega, kuidas eksami asemel on siis lõpuboss. Et lõpuboss eksam tuleb edukalt läbida, siis on mäng kogu kursus läbitud. Tõsimängud on siis sellised mängud, millel on nii-öelda tõsine eesmärk, et need ei ole alati õpimängud, neid on ka treening ja käitumise ja toitumise muutmiseks ja tervislikuks ja nii edasi. Kuid siis tõsimängud on spetsiaalselt kindla eesmärgiga loodud mängud. Ja see on kõige kallim, ehk suure tõenäosusega väga paljud õpetajad ise tõsimänge päris luua ei jaksa. Kuid tänapäeval neid on hästi palju juba olemas ja tuleb järjest juurde, et tuleb tegeleda nii-öelda otsimisega ja kindlasti leiab mõned sellised tõsimängud, mida saab kohe teatud situatsioonides kasutada. Kuid väga efektiivne ja efektne mängu kasutamine on mängu loomine. Et päris paljud õpetajad ongi avastanud seda, et kui neile endal seda mängukogemust väga ei ole või mängusoolikas ei ole päris õige koha peal, siis hästi hea võimalus on pakkuda õpilastele välja, et nemad loovad ise mängu antud teemas. Et näiteks seesama exit room'i näide on absoluutselt igas aines, igas õppeaines on võimalik luua exit room'i sarnane mäng. Ja õpilased sageli ongi veel rohkem innustatumad õppima, et aru saada, et teha teistele mängu. Et see on selline hästi kaval nipp, mida teha võiks. Kuid nagu me ütlesime, et siis kõik ei ole alati nii roosiline, et võtan ja mängin ja kõik on juba õnnelikud ja kõik õpivad nii hästi ja maailm on kohe parem koht. Et on ka asju, mida tuleb meeles pidama. Et üks asi on võistlus. Et teatavasti võistlusmoment on enamike inimeste jaoks motiveeriv. Et isegi kui nad seda tunnistada ei taha, siis kerge selline võistlus olla teistest natukene parem, paneb meid pingutama. Kuid see ei ole hea nende jaoks, kes on viimased. Ehk siis selline võistlusmoment või selliste edetabelite loomisel tasuks meeles pidada sellist head reeglit, et me kiidame neid, kes on näiteks top 5 ja ülejäänud teisi me ei näitagi. Ehk siis, et kindlasti tahavad tunnustust need, kes on tublid, aga me ei hakka mitte tunnustust jagama neile, kellel nii hästi ei läinud. See tuleb hoolikalt läbi mõelda. Ja sageli iseendaga võistlemine on veel motiveerivam kui teistega.
Ehk siis näiteks ajalises mõttes, et eelmine aasta läks sul nii või eelmine nädal, eelmine kuu, et iga õpilane näeks pigem enda progressi kui see, kuidas tal läheb võrreldes teistega. Et see sageli on parem mõte kui see, kui panna nad omavahel võistlema. Ja kui õpetajad sageli kurdavadki seda, et tunnis on meil ainult 45 minutit aega, et me ei jõua tunnis nii palju mängida, et mängimine ei olegi kohustuslik ainult tunnis, vaid seda, nagu me enne ütlesime, et see on suurepärane võimalus anda lisatööd või kodutööd. Ja selle kaudu saab ka mõjutada näiteks sõpru ja perekonda, et näiteks avastusrada, mis meil Tallinna Ülikoolis välja töötatud on, et seda on võimalik teha koos kogu perega, sõpruskonnaga, minna nädalavahetuseks sõita Eesti teisse otsa ja mängida hoopis õues. Et võimalusi on. Mida siis mitte teha, et see nimekiri võib olla palju pikem, aga ma püüdsin siia panna sellised mõned olulisemad mõtted. Ehk siis, mida õpetajad kipuvad tegema, ongi see, et mänge kasutatakse auhinnana. Kui te täna hästi käitute, kui te selle töö tublisti ära teete, siis me pärast mängime. Et on siuke kõige tüüpilisem. Kui tegelikult mängudel on palju suurem potentsiaal olla päris õppevahend, õpetada päriselt ajalukku, matemaatikat, kõike muud. Et selline aeg-ajalt ikka võib kasutada ka auhinnana, kuid mitte ainult, et mänge võiks kasutada oluliselt suurema eesmärgiga. Siis mida meie tänapäeva õpilased enam kuuldagi ei taha, on sõna Kahoot. Miks see nii on? Sest et Kahoot on maailma kõige populaarsem mängustamise vahend, mida kasutatakse söögi alla ja söögi peale. Ja õpilastel on sellest täiesti siiber, pehmelt öeldes. Ehk siis, et viktoriin ja Kahoot ei ole ainus asi, mida kasutada. Seda võib teatud olukordades, jah, kuid see ei ole ainus asi, et tuleb laiendada oma pagasit, pole midagi teha. Ja tõepoolest, ainult mängida ka ei saa, et see samasugune ainult mängimine tüütab samamoodi ära kui ainult lugemine või ainult kuulamine. Et tuleb kasutada mänge, erinevaid mänge oskuslikult ja vahelduseks, et mitte teha ühte sama asja. Mida kindlasti ei tasu teha, ei tasu õpilastele kätte anda või soovitada mingisugust mängu enne, kui sa oled seda läbi proovinud. Et ei ole mõningad ebameeldivad intsidentid on juhtunud, et tuleb enne ikka läbi kontrollida. Ja ka juhiseid tuleb anda, et kuigi enamikele inimestele, õpilastele on mäng loomulik tegevus, siis mitte kõigile. Et mitte kõik inimesed ei mõista, et mäng on, millised on mängureeglid, millised on need kokkulepped, mida peab tegema. Ehk siis isegi kui see tundub väga elementaarne või iseenesest mõistetav, siis tuleb ikkagi anda sellised mängujuhised, mida teha. Või kuidas käituda. Nii, viimased 2 slaidi. Vahel, millega peab arvestama sellel, kui õpetaja või kes iganes, kes haridusega tegeleb, peab arvestama. Et mõnikord, kui sa ütled, et ma tegelen mängudega või et me tunnis mängime, siis tuleb kas kolleegidele, juhtkonnadele, lapsevanematele ja mõnikord ka lastele endale seletada, et mängimine on ka õppimine. Et see ei ole võimalus mitte teha tööd, nagu me siin mõned slaidid tagasi nägime. Ja kui alguses on vanematel õpilastel selline kerge trots, et nemad ei mängist, nemad on juba suured, siis kui see barjäär ära kaotada, siis tegelikult kogemus näitab, et mida vanemad on inimesed, seda suurem lust on neil organiseeritud ja eriti veel õppimise käigus mängida, sest et neil see kogemus puudub ja nad oleks tahtnud seda õudselt teha siis, kui nad olid nooremad. Ettevaatlik tuleb olla ka, kui me ütlesime, et mängud võimaldavad distsipliini hoida, siis ikkagi tuleb nagu üks samm ette mõelda, et vaadata tõesti, et olukord käest ära ei läheks, et õpilased omavahel auhinna pärast kaklema ei läheks või oma rolli nii sügavalt sisse ei elaks, et tõepoolest hakkavad kellelegi siin atentaati korraldama või nii edasi. Jah, et tuleb olla selline natukene
piirid paika panna, kuhu maani on okei oma rolli sisse elada ja kust üle minnes enam väga okei ei ole. Et sellised asjad võiks ennetada. Õpilastel kipub olema selline tore asi, et kui õpetaja ükskord nendega mängib, siis nad nõuavadki kogu aeg. Nüüd teeme, mängime. Et see tuleb ka õpilastele meelde tuletada, et kogu aeg ei saa mängida. Et isegi kui mängud on tõhusad, siis tõhusaks teeb neil vaheldus teiste traditsioonilistega õppemeetoditega. Siis me õpime. Ja valmis tuleb alati olla plaan B-ks, kui tehnika või mis iganes, printer, vildikas saab ootamatult tühjaks, et alati tuleb olla selline loov ja olla valmis selleks, kui midagi juhtub. Aitäh! Aitäh! Lähme edasi ja nüüd järgmisena räägib Lea veidikene rohkem siis noorsootöö poolt ja kuidas rollimänge hariduses veel saaks kasutada, kuidas jah. Jah, mind, kes olid eelmine kord juba natuke kuulsid. Olen siis noorsootöötaja, mängulooja, rollimängija ja puutunud kokku peamiselt erinevate larpidega noorsootöö kontekstis või siis ka konkreetselt õpilarpidega, mis on mõeldud hariduslikel eesmärkidel. Ja toon ka paar näidet välismaalt, kus on siis kasutatud larpi õppimise eesmärgil. Esimesena siis nendest välismaa näidetest. Sellest ma ka eelmisel korral rääkisin, et ma väga pikalt ei hakka rääkima, aga üks niisugune näide Norrast, kus on organisatsioon Alibier, kes siis teeb erinevaid hariduse, kunsti ja kultuuriprojekte ja üks nendest on larp Utposten, mille tellis üks selline organisatsioon, mis tegeleb noortele eetiliste probleemide õpetamisega. Ja see oligi siis tellimustöö ja selle neile antud juhiste järgi tegid nad sellise mängu, mis toimub postapokalüptilises Norras, aga sinna sisse on põimitud siis erinevad siuksed probleemid, probleemolukorrad, kus ei ole selget õiget vastust, vaid just see, et kuidas nad sellele lähenevad ja mida see paneb neid tundma ja mõtlema, oli see koht, kus nad siis õppisid. Neil on erinevaid siukseid väikseid hariduslikke mänge veel, aga see on siuke kõige suurem projekt, kus ilmselt aastas üle 1000 noore kindlasti osaleb. Ja samal ajal ta pigem on ikkagi selline mitteformaalne haridus, et toimus nädalavahetusel ja võttis ikkagi terve päeva, et ta päris sellise kooli haridusliku õppekavaga seotud ei olnud. Siis ilmselt kõige tuntum näide rollimängudest hariduses on Taanis üks kool, kus kogu õppimine on mängustatud ja ka rollimängustatud. See on siis pärast põhikooli kool ja ongi kõik õppeaineid on omavahel integreeritud, kõik on siis mingil moel mängustatud, et on põimitud sisse ka lauamängulikud elemendid ja just niisugused erinevad süsteemid. Ja õpetajate jaoks on siis süsteem niimoodi, et nad nädal aega valmistavad ette mängu, mis põimib kõikid need ained, mida nad soovivad õpetada. Ja nädal aega on siis mängu näiteks mingi Wall Streeti teemal, kuhu on siis põimitud erinevad siuksed kontseptsioonid majandusest ja matemaatikast ja kes teab, mis veel. Ja sinna selle õppetsükli sisse on siis ka arvestatud sissejuhatus ja kokkuvõte. Kolmanda näitena Rootsist on organisatsioon, mis samuti teeb tellimustööna siukseid mänge, mis võivad olla nii lühikesed kui pikad. Ja teevad need siis mänge nii koolidele, ülikoolidele, muuseumitele ja samuti siis on väga siuke seinast seina vastavalt sellele, mida soovitakse, et toimuks. Ja ühe näitena siis näiteks siukestele võib-olla kuskil
4.–5. klass, natuke isegi nooremad, LARP reformatsioonist ja seal nemad pakuvad sellist mõned kostüümid, et tekiks natuke mänguline olukord. Nägin ise seda mängu 2 korda ja üks kord oli see väljasõiduna korraldatud, et nad läksidki mingisugusesse vanasse mõisa või maamajja. Teine kord oli lihtsalt kooli lähedal mets, et see keskkond oli üsna lahtine ja ka sõltus siis koolist. Nii, nüüd siis näiteid Eestist, mis ma olen ise noorsootöötajana noortekeskuses ja noorteprojektides teinud ja korraldanud ja kogenud. Et peamiselt olen teinud selliseid mõnetunniseid mänge. Vanus kõige nooremad pigem, tegelikult kõige nooremad on olnud 7, aga üldiselt pigem 9+ vanuses. Ja olen nii ise selliseid kergeid mänge teinud, koos noortega mänge teinud või siis kasutanud ka valmis stsenaariume. Ja kus kohas, nii avatud noortekeskuses, laagrites, noorteprojektides kui ka ühekordsete üritustena, näiteks mingi Halloweeni teemaline mäng. Ja võrreldes siis sellega, et mis koolitunnis 45 minuti sees jõuab teha, siis on noorsootöös muidugi suurem valik neid võimalikke mänge, mida saab teha. Kuna noorsootöös pigem on ikkagi olnud olukord minu kogemusel niimoodi, et see on üsna ebakindel, kes tuleb kohale ja kui kauaks ja mida saab teha, siis on tavaliselt olnud ettevalmistused pigem koha peal improviseerimine, et mida siis ikkagi päriselt on võimalik teha. No muidugi mingid ettevalmistused peab ikkagi varem ka tegema, et üldse saaks teha mängu. Siis jah, seda ma juba ütlesin, siis lisaks olen teinud ka niimoodi tellimustööna raamatukogule ja koolidele ühekordsete üritustena mänge ja sidunud sellieste sarnaste tegevustega nagu foorumteater või exit room'i tegemine, mingid sellised seotud sarnased tegevused. Nii siis esimesena näitena selline võlukooli mäng, peamiselt siis inspireeritud Harry Potterist, mõnikord 1:1, mõnikord rohkem eestistatud ja pigem väiksematele, kuigi on olnud ka 7–15 noored ja seda sorti mängud, mis ma olen teinud, on olnud üsna sellised seiklustatud, et on mingisugune seikluslik rada, kus nad käivad ja teevad erinevaid ülesandeid ja tegelased on pigem kerge, aga võivad kasutada erinevat fantaasiat ja siis võlukoolis muidugi on ka see grupiroll, et sa oled koos oma selle majaga, kellel on ka võib-olla mingid omadused ja põhimõtted. Ja samuti on võimalik tutvustada igasuguseid valikuid, et kas aidata koletist või alistada koletis ja seda sorti asjad. Omavahelisi suhteid, sinna sisse saab põimida igasugu meeskonnatöö mänge, ülesandeid, teha ebaatraktiivseid tegevusi huvitavaks. Näiteks, ma ei tea, kas või koristamine ja siis ka enne on nad ise mõelnud välja lisaks oma tegelasele ka vahel seda maja ja mingit maja vappi joonistanud igasuguseid erinevaid asju. Siis teise näitena ühes noortevahetuse projektis oli niimoodi koha peal noortemeeskond, kus siis juhendajate abiga mõtlesid ja valmistasid ette mängu ja järgmisel päeval viisid teistele osalejatele läbi. See oli väga intensiivne, just see loomeprotsess, mis ka arendas meeskonnatööd ja kindlasti nende sellist ettevõtlikkust ja mängu loomise oskust ka muidugi. Ja kõrval siin selle kohta mul pilti väga head ei ole, aga üks postapokalüptiline mäng noortekeskuse keldris. See võib-olla oli kõige rohkem siukse larbi moodi nagu täiskasvanutega mängiks, et mingi tõsine teema, aga see oli samuti nendega koostöös loodud, et mis oli nende enda huvi, mida võiks teha.
ja siis hiljem ka arutasime, et mis nende jaoks selles mängus olid need siuksed huvitavad ja keerulised kohad. Siis ma olen teinud erinevaid mänge kodanikualgatuste teemal. Ülevalpool on siis ühest noorte projektist, kus oli sellises fantaasiamaailma pandud selline kodanikualgatuste teema. Kõigepealt nad õppisid nagu päris maailma võimalikke kodanikualgatusi ja siis selles mängus said neid teha selleks, et oma seda fantaasiamaailma probleemi siis lahendada. Ja teine on kooliõpilastega, mis oli selles osas sarnaselt, et nad samuti enne õppisid nende teemade kohta ja pärast oli ka sihuke analüüs. Aga seal ei olnud seda fantaasia kihti nii väga, vaid oli üsna niisugune konkreetne, et olid mingid ärimehed, olid mingid kodanikud. Siis siin on näited nendest koos raamatukoguga tehtud mängidest, mis on raamatute järgi. Ka pigem seikluslikud, kus on erinevad tegelased ja ülesanded, et võib-olla vähem seda õppimist, aga nagu oli juttu enne, siis ka ilma sellise konkreetse õppimise teemata ikkagi nad midagi seal arendavad ja õpivad. Siis sellise kultuuride vahelise õppimise ja traditsioonide analüüsimiseks tegime koos ühes noortevahetuses sellise mängu, kus teemaks oli pulm ja pulmas osalesid siis kõik need kultuurid, kes meil kohal olid, see oli Eesti, Bosnia-Hertsegoviina ja Leedu. Ja proovisime siis miksida neid siukseid erinevaid tüüpilisi tegelasi ja stereotüüpe ja traditsioone ja hiljem siis arutleda nende üle. Ja nüüd siinsamas selle Peipsi koostöökeskusega on loodud mitu keskkonnateemalist mänge. Ühena siis on siuke põlevkivi teemaline mäng, kus ka enne on siuke teemasse sissejuhatus, et on ka väike video ja üldse teemaga tutvumine ja pärast pole ka arutelu, et siis kuidagi raamistada seda vahepealset toimuvat siukest seikluslikumat osa. Ja siis on olnud, mis ma olen teinud, erinevad siuksed ühekordsed mängud, mis on ka olnud inimsuhete teemal, emotsioonide, erinevate olukordade ja tihti võib kerkida esile ka mingeid ootamatuid teemasid, sest lõppkokkuvõttes osalejad panevad sinna mängu ise seda, mis nende teema elus on aktuaalne. Ja selleks on siis hea, kui on seal siuke toetav täiskasvanu õpetaja või noorsootöötaja või keegi juures, kes aitab kõike seda juhtida, mis toimub või esile kerkib. Näiteks huvitava näitena tegin oma rakendusliku kõrghariduse lõpus ühe mängu ja viisin seda läbi ja ma olin teinud selle väga allegooriliselt soorollidest, aga õpilased tajusid just neid siukseid suuremaid teemasid, mis seal oli nagu diskrimineerimine ja kiusamine ja nende jaoks oli just see kõige lähemal neile. Ja sellistel seikluslarpidel siis on ka palju erinevaid oskusi, mida saab arendada, nagu igasugune ka loovus, meisterdamine ja üleüldine niisugune eduelamus, mis sellest on võimalik saada. Minu mõned põhimõtted, mis on ka sarnased ilmselt, mis just räägite, et ikkagi olla aus sellega, et kuidas mäng on üles ehitatud, mis on meie kokkulepped, mis on see teema, mis me käsitleme või mis on meie eesmärk, kui me mingit konkreetset sellist õpieesmärki uurime. Et mitte hiljem öelda, et kuidas tegelikult pidi olema või mis te valesti tegite või et ahaa, et tegelikult see mäng hoopis oli sellest ja miks ta seda ei teinud. Et ma arvan, et tavaliselt see annab vastupidise efekti, kui õpetaja loodab, et see annab. Siis kasutada ära seda niisugust noorte huvi ja samm-sammult seostada teemaga, et kui liiga järsult minna sisse mingisugusesse õpetliku teemasse, siis see võib olla liiga keerukas kohe omaks võtta.
ja siis samamoodi, mis oli ka eelmises esituses, et mängimine ise on niisugune arendav ja väärtuslik, et kõik see oskus panna ennast kellegi teise kingadesse ja osata olla mänguline, loominguline, et see on juba omaette väärtus. Et alati ei pea kõike nii väga kontrollima, mis seal mängus toimub, et see, et nad julgevad katsetada, on väga suur väärtus ise. No, ma arvan, et ma põgusalt jõuan veel sellest rääkida, et mis on niisugused tavalised murekohad, mis tekivad, et miks kardetakse neid mänge teha, õpilarpi siis või inglise keeles edularpi. Et kardetakse, et on liiga ajamahukas, keerukas, väga palju tööd, aga nagu oli juba juttu, et siis väga palju mänge on juba loodud, et tasub lihtsalt üles otsida ja katsetada ja esimene kord siis jah, võib-olla selliste sõbralike noortega ja siis päris kasutusele meetod võtta siis, kui sa juba korra tead, kuidas see umbes käib. Kardetakse, et on puudulikud oskused, aga tegelikult ma arvan, et mängu läbiviimine on väga sarnane igasuguste teiste õpimeetodite läbiviimisega ja õpilaste juhtimise ja refleksiooni juhtimisega. Kardetakse, et õpilased on passiivsed ja need ei tule selle mänguga korralikult kaasa, aga tegelikult ma arvan, et enamike õpilasi on võimalik kaasa tõmmata. Seda ma nägin ka selles Utbosteni mängus, kus oligi sadu ja sadu õpilasi iga nädalavahetus ja ikkagi ma ütleks, et 99% neist tulid selle mänguga kaasa ja leidsid midagi, mis neil selle juures huvi pakkus ja tekitati piisav huvi ja turvatunne. Ja selle osas aitab ka see, et tekkida, et neil oleks ikkagi selgus, mis nad peavad tegema, et nad ei kardaks, et nad teevad midagi valesti. Kardetakse, et see mäng on kaootiline. Ma arvan, et see osaliselt ongi selle eelis, et on võimalik, et on niisugune loominguline viljakas pinnast, millest tuleb midagi uut, mida võib-olla isegi ei oota, aga muidugi selline struktuur ja õpilaste selgitamine, mis on mängu teema, see kindlasti aitab seda liigset kaost vähendada ja samuti jah, need kokkulepped, et mis on okei ja mis ei ole, et kui teemaks ongi mingid kodanikualgatused, et siis me ei hakka korraldama mingit presidendi palgamõrva või midagi sellist. Siis kardetakse, et nad õpivad midagi muud, siia sama soovitus, et ei tasu karta seda, et rääkida konkreetselt, et mis teemad on aktuaalsed seal. Ja noorsootöös ei ole nii hull, kui need midagi muud õpivad, kui on see põhiteema, et siis saab lihtsalt analüüsida seda, mida nad siis päriselt õppisid. Võib-olla kui koolihariduses muidugi, et kui on oluline, et nad nüüd kindlasti selle bioloogilise mitmekesisuse kohta õpiks ja nad õpivad hoopis, ma ei tea, avastavad enda hirme või midagi, siis see võib olla suurem probleem, aga samas tõenäoliselt selline mure võib olla ka täitsa traditsiooniliste meetoditega, et nad ei õpi seda teemat, mida üritatakse edasi anda. Aitäh kuulamast! Aitäh, Lea! Aleksandra räägib ka noorsootööst ja keelelisest õppest ja siis toob ka sisse natuke kiusamise teemad. Olen Aleksandra Volkova ja mina olen nõus Triinu ja Leaga. Mul on nagu nii sama teema, aga tunnen pidevalt teooria puudus. Teil on nii palju, mul on rohkem praktika. Minu teema on mäng kui keskkond ja siis jutustan natuke sellest, kuidas mina arendan oma noorte võtmepädevused LARP-i abil. LARP minu elus. Mina tegelen LARP-iga juba ammu, juba 15 aastat ja osalesin rohkem kui 50 mängus. Ja see mängud oli mitte ainult Eestis kui ka välismaal. Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas, Poolas, Saksamaal ja Venemaal. Ja nagu te saate aru, keel ei ole kogu aeg eesti või vene, aga ka inglise keel. Kui mina olin väike laps, siis mina
mõtlen, et LARP, see on minu hobby, lihtsalt hobby. Ja siis võin oma sõpradega suhelda ja end natuke ennast väljendada. Aga kui läksin õppida noorsootöötajaks, siis mõtlen, et LARP on väga huvitav keskkond, õppekeskkond nii noortele kui ka täiskasvanutele. Ja LARP-i abil saame võtmepädevused arendada. Ja ise olen väga palju õppinud LARP-i abil. Mänguline lähenemine õpitöös on väga kasulik, nagu teised olid juba öelnud, sest mäng on loominguline, on loomulik protsess õppimiseks. See on huvitav, see tajub positiivselt ja ikka motiveerib. Ise praktiseerin LARP tänades eesti ja inglise keel. Õppisin imelda, tutvusin palju toredaid inimesi. Narvas ei ole väga palju inimesi, kellel on eesti keel emakeel ja oma esimest eestlasi mina tutvusin LARP-is. Et LARP-i positiivset mõju laiendada, mina alustasin oma projektitöö. LARP noorsootöö projektitöös. Oma LARP-i mängu kvaliteedi parandamiseks mina loon MTÜ Karuklubi ja kirjutasin LARP temaatilist projekti. Nad said toetuse Erasmus programmi raames. Kohalikud ja rahvusvahelised oma algatused, noorte kohtumised. Noorte kohtumine, see on minu lemmikprogramm. Minu projekti teemad oli reaalsete pädevuste arendamine väljamõeldud maailmas. LARP kui edukas rahvusvahelise suhtlemise viis. LARP kui kiusamise ennetamise viis noorte seas. Tegelen projekti tööga 12 aastat ja selle aja jooksul osalesid minu poolt korraldatud tegevuses umbes 500 noort eesti ja vene emakeelega. Mina olen veendunud, et LARP-i abil me saame kõik võtmepädevused arendada. Mõned noored arendavad võtmepädevust LARP-i jooksul, mõned LARP-i ette valmistades. Mõnikord pädevused arendavad ka noorte vanemad. Näiteks minu poolt korraldatud tegevuses me proovisime vehklemine ja viibu laskmist. Teeme meiki ja värvimist, isegi poisid ka. Proovisime krafti, Jeva Formst. Ise emblesime ja valmistasime pipakuura. Vot meil oli ka ratsutamine. Konfliktide lahendamine ja söögi valmistamine. Aktiivne puhkus värkes õhus. Telgi panemine, lõiket tegemine, söögi valmistamine. Oma ressursi planeerimine. Raamatute lugemine, jutude jutustamine ja kõik. LARP-i kaudu saab kõike õppida. Me võime kasutada LARP-i mitte ainult mitteformaalses õppimises, aga ka koolis. Mul oli selline kogemus, kui me koos Olga Messilane korraldasime võitlus ristimise nimel LARP-i. Noored oli Rootsi, Taani rüütlid ja Eesti elanikud. Esimesel oli eesmärk kohalikku elanikke ristida, aga teisel olid pagulased ja neil oli oma jumalad. Noorte vahel oli ka see probleem, keeleline barjäär, sest osa neist oli eesti emakeelega, aga teine vene emakeelega.
Ja mõnikord nad ei saa teineteist aru, kui oleks vaja kõnejutud pidada. Aga neil oli kaasas eesti keele õpetajad ja nad saavad lahenduse leidma, sest neil oli väga huvitav koos tegutseda, koos mängida ja keskkond oli väga sõbralik. Korraldavad võitlus, palve, kõnejutud ja pulmi. LARP kasutatakse ka mitteformaalses hariduses, sest LARP on aktiivõppevorm, eeldab õpilasel pidevalt kaasmõtlemist ja läbi elamuse jääb õpetav väga hästi aru. Veel Olga tegi oma kooli käsitöö õpetajaga koostöö ja ühiskonnateaduse õpetajaga ja eesti keele õpetajaga. Ja nad koos tegid lastega kostüümi, inglised kostüümi valmistasid mõõkad ja sildid, uurisid palju ajaloo allikad, LARP-i keskkonna omadused. LARP arvestab igaühe individuaalsust. Ta on kiusamisvaba, sest annab võimalust enese teostamiseks ja väljendamiseks. Arendab võtmepädevusi. Kasulik tervisele, sest toimub värskes õigus. Soodustab keelte praktimiseks. Paindlik ja avatud. Osalejatel on väga kõrg motivatsioon, sest on väga kõrg huvi. Kõik algab huvist. LARP-is on erinevad meetodid, mis sobivad erinevate inimestele. Õppimine toimub kogemuse põhjal ja LARP soodustab koostööle. Nii soodustab lapsi teha midagi koos kui ka õpetajad. Ja kui mina tegin see presentatsiooni, mina mõtlesin, mis on see õppimise keskkond, mis mõtleb sellest meie riigi töötaja. Ja leidsin see tsitaadi. Õppimise psühholoogiliseks aluseks on kogemus, mille õpilane omandab vastastikuses füüsilise, vaimse ja sotsiaalse keskkonnaga. Ja see ongi meie LARP. Vot see on minu ja minu tütar Alisa, tema esimesel LARP-il. Suur tänu teile siis tähelepanu eest. Aitäh, Aleksandra, sulle. Väga vahva. Ja Arpo Vatsel räägib nüüd edasi veidikelt teemal haridus, noorsootöö ja rollimängud. Palun. Tere kõik huvilised. Ma väga pikalt ei hakka siin teooriast rääkima, sest et väga paljud on rääkinud juba teooriast. Ehk et teooria on olemas internetis, siis sihukesel lehel, nagu seal üleval näha on. Endast lühidalt veel nii palju, et lõpetasin noorsootöö eriala 2004, aga rollimänguga tegelen juba 2000. aastast ja seetõttu sai seda rollimängu kenasti ka noorsootöös tollel ajal ära kasutatud. Olen küll nüüd olnud mõnda aega eemal noorsootööst. Minu arvates on siis lühidalt teooriast, et seiklusrollimäng on minu jaoks vabatahtlik, lõbus ja põnev. Sinna saab sisse peita ära kindlasti igasuguseid õpetlikke asju, aga minu arvates ei tohiks seda mitte kunagi mängijatele, lastele või noortele konkreetselt öelda, et nüüd õpime ajalugu või ühiskonnaõpetust või joonistamist või mida iganes.
seiklusrollimäng on minu jaoks sükene, või noh, üldse rollimäng on justkui nagu raamatu läbimängimine, kus siis iga tegelane on raamatu peategelane ja puudub publik ja kõik siis nagu mängivad enda osa parimal võimalikul viisil. Ja stsenaarium, mida siis mängujuht enamasti korraldab, peaks siis sisaldama konflikti. See võib olla siis mis iganes konflikt ja see paneb nii-öelda inimesed või mängijad omavahel suhtlema. Ja kuna mängul puudub võitja ja kaotaja suhe, siis hasartsus saabki tekitada seda viisi. Et lõpuks peaks siis iga mängija oma tegelast võimalikult hästi mängima, et ta saavutaks endale ette võetud või siis rollile pandud eesmärgid ja sellega ta nagu ise võidabki. Ja veel lühidalt kokkuvõttes, et näitlemine ei ole ühtviisi kõigile lihtne, see on nagu selge, et tuleb, kes kunagi tahab mingit mängu nagu luua või õpilastele või noortele nii-öelda teha, siis tuleb kindlasti kõrvalt vaadata, et kes on nagu aktiivne mängija ja kes pigem oleks nii-öelda kaasajooksja. Ise olen teinud mõned mängud noortele noorsootöö raames läbi projektide. Ja siis üks nendest mängudest oli Metsavenna larp, mis siis oli alkoholi ennetamise raames tehtud maalastele. Ja selle eesmärk oli siis pakkuda alternatiivtegevust selle asemel, et noored, ja seal olid tõesti üsna noored, ka mõned olid meie jaoks isegi nooremad, kui me oleksime tahtnud. Ta oli alguses plaanitud 13–18, aga sinna tulid ka väiksemad lapsed kohale. Ja seetõttu tekkis meil korraldajatel ka raskusi osavõtnutele mängu teema selgitamisega. Küsimuseks polnud mitte niivõrd vähene ettekujutus rollimängudest või reeglitest, sest selle seas ollakse veel üsna kammitsemata loomusega. Raskusi tekitasid hoopiski kasinad teadmised kodumaa ajaloost. Mõisted nagu partorg, pioneer või miilits olid neile tundmatud. Kui sihtrühma noored olid Eesti lähiajaloo koolitunnis läbi võtnud, siis palju aega kulus kõige noorematele mängu tausta kirjeldamiseks. No oota, siuksed poisid nad olid. See mäng oli siis lühidalt selline, et oli metsavennad ja olid NKVD-lased. See oli metsavendade abilised ja NKVD nii-öelda sõdurid. Ja siis mõned olid nii-öelda tähtsamad tegelased. Me palusime, see taust oli nii, et meie tegime nagu rollid valmis ja seal oli üks Võrumaa õpetaja, siis, kes need lapsed kohale tõi. Mängu sisu oli see, et me läksime Luhasoo rappa, mis tähendab umbes 2 kilomeetrit jalutamist, kuni jõutakse Soosaareni. Ja siis seal Soosaarel me tegime siis siukse väikse nagu haarang seikluse, ehk et NKVD-lased haarasid metsavendasid veepüstolitega. See larp mõnes mõttes ebaõnnestus, sest et me ei teadnud tegelikult nende laste aktiivsust, et see õpetaja, kes nad tõi sinna kohale, ei osanud ilmselt ka aru saada, et mis endast otseselt sisuliselt nagu tähendab ja seetõttu vahepealsed konfliktid, mis oleks pidanud toimuma NKVD-laste ja mõnede luurajatega, kes olid Rootsist kohale saadetud nii-öelda, need jäid nagu natukene nõrgaks, aga küll siis see lõpp oli muidugi väga tore lahing, kus siis kõik said ennast välja elada ja Soosaarel ringi joosta ja ühtlasi pritsida üksteist täiesti läbimärjaks. Kostüümid tõime meie kohale, sest et lastel polnud need kuskilt ju niimoodi võtta. Meil olid ka siuksed asjad, et igal ühel olid oma mingisugused dokumendid kindlasti kaasas ja neid sai pisut modifitseeritud arvutis, et ei oleks nimesid peal ja kirjutasime sinna oma käekirjaga nende laste nimed peale, see jäi nende mälestuseks. Ja tollel ajal, kui meie larpe korraldasime, ei rääkinud keegi veel õpilarpidest ja seetõttu ei olnud Metsavenna larp teadlikult ajaloo õppetund.
kui praegu see mäng panna õpilarpi konteksti, siis sobiks ta ilmselt ideaalselt. Näiteks koolitunnis saaks üle küsida, et kes mida või keda mängis ja tuua siis näiteks ajaloolisi näiteid õpikutest või muud sarnast. Keilas tegin draamaringi raames ühe tutvustava lühilarpi. Stsenaariumiks oli klassikaline Herzogi ja Robin Hoodi tüüpi röövlite vaheline konflikt. Lihtne luua. Muidugi rollimäng oli seal, ütleme, minimaalselt, aga samas kõige lõpuks oli muidugi ikkagi kõige toredam ikka jälle see, et lapsed said ennast pehmete mõõkadega tühjaks taguda ja see oli nende jaoks kogu mängu tipphetk. Ma loen teile mõned tekstid veel ette. Üks larp toimus mul veel. Ja see oli siis Kopli kunstikoolis oli klassiõhtu. Ja tõesti väga pime, ma panen lambi põlema. Ja selle klassiõhtu raames loen ma ette teile ettevalmistuse ja oma analüüsi, mille ma kunagi olen ise kirjutanud ja see on kõige paremini võtab asjad kokku. Ehk et mis siis rollimängu iseenesest on see, et suurimale hulgale tegelastele antakse enne mängu kätte üks või mitu ülesannet, mis tuleb temal üksi või teiste karakterite abiga korda saata. Karakteritele tutvustatakse nende tausta, millele rolli kätte saanu võib ja on isegi soovitatav võimaluste piires omaloominguliselt läheneda. Samuti tutvustatakse mängijatele teisi mängijad karakteritina, keda antud mängija peab teadma. Nii tekivad rollisisesed inimsuhted ja mängu jooksul süvenevad ja lagunevad ette antud suhted ning samas tekivad ka uued suhted. Mängu edukaks läbiviimiseks tuleb stsenaariumi sisse kirjutada konflikt või konfliktid. Nii. Ja selle ettevalmistusel siis ma korjasin kokku need 12 klassid, kellele seda klassiõhtut korraldasin. Ja tutvustasin neile rollimängu põhielemente. Ühtlasi tutvustasin törtsu seda stsenaariumi. See rollimängu võtab kokku põhimõtteliselt linnapea valimine on pealkiri. Ehk et see oligi niisugune linnapea valimine. Sinna saaks selle sisse kirjutada ühiskonna õpetust või ma ei tea, mida koolis õpetatakse, poliitikat või midagi niisugust. Ja muidugi suhtlemist. Ma palusin siis õpilastel igal ühel välja mõelda, keda ta sooviks mängida ja sooviga minu juurde pöörduda. Soovid olid kahjuks avaldama vähesed. Seetõttu pöördusin isiklikult noorte poole silmast silma ja siis sain ma teada, keda keegi tahaks enam-vähem mängida ja nii saingi rollid jaotatud. Et rollimängu omapära, eks ole, on siis inimesse või selle mängu toimumine mängijate enda peas. Ja sa ei saa kogu aeg küsida, et kas keegi näeb seda või mitte, vaid see peabki toimuma selle karakteri enda peas see mäng. Seetõttu ma ei saanud tollel hetkel väga mängu kirjeldust või mängu kulgemist väga täpselt jälgida. Mina, kes ma mängisin taksojuhti, olin aga seetõttu olin neutraalne roll ja sain seetõttu törtsu nagu suunata sinna või tänna poole, kuhu ma arvasin, et see mäng võiks minna. Muidugi alati, nagu juba enne on öeldud, rollimängud lähevad enamasti selles suunas, kuhu mängijad ise seda nagu viivad. See andis mulle muidugi ka teada, et kui hästi keegi on sisse elanud rolli ja kuni siis mängu lõpp oli see, et valiti linnapea ja linnapead valimistulemused saadi teatavaks, siis õnnitlesin linnapead ja kuulutasin mängu lõppenuks. Ja paljud tulid ütlema, et väga tore oli, sest muidu oleks olnud lihtsalt üks tantsupidu, kus poisid oleksid suuremas enamus võtnud. Poleks suuremas osa võtnud ja pidu oleks võinud ebaõnnestuda tänu rollimängule, aga tegelesid vähemalt paar tundi kõik üheskoos, suhtlesid ka need koolikaaslased omavahel, kes muidu teineteist väldivad. Lisaks tahan veel lisada, et iseenda jaoks kartsin seda, et abiturientidele tekib niisugune suhtumine, et ma ei viitsi sellega jamaga tegeleda
Õnneks seda ei juhtunud. Aktiivsemad elasid rolli sisse isegi paremini, kui ma oleks osanud oodata, kes olid esimest korda alles ju tegelikult rollimänguga seotud. Ja tagasihoidlikumadki ütlesid tagasiside kohaselt, et nad tundsid suurt rõõmu, et said sellises asjas kaasa mängida. Üks nendest karakteritest, keda ma arvasin, et ta saab asjaga hakkama, ise arvas, et ta ei saa, siis adusin siiski mängu jooksul, et ta sai väga hästi asjaga hakkama. Kasutas mängusisest infot eraldatuna mänguvälisest infost, mis on rollimängus väga oluline. Ta lähenes oma karakterile loominguliselt, kuid stsenaariumi kohaselt. Ja too noormees pidi suhtlema ja toetama ühte kandidaati, kellega ta koolis üldse ei suhtle. Ja samas pidi ta siis maha tegema oma parimat sõbrannat, kes oli nii-öelda vastaskandidaat. Ja tänu sellele, ühesõnaga, et ta väga julgelt mängis oma rolli. Et kokkuvõtteks võib öelda, et vaatamata mõningalisele nurisemisele, et kas rollimäng ikka sobib klassiõhtule, siis sai üritus läbi viidud ja olin üllatunud nähes noorte aktiivsust. Igaühes meis peitub törtsu annet näidelda, mõnes rohkem, mõnes vähem. Ja siis siin ongi see, et kus tuleb nii-öelda kaaslased võtta, et näiteks seal NKVD-s, eks ole, et üks on boss, teised jooksevad kaasa, on sõdurid, NKVD jagab käskusi ja sõdurid jooksevad. Tuleb leida igas grupis siis need võtmeisikud, kes aktiivselt ka teisi kaasa tõmbavad. Ühtlasi olen korraldanud, olen kaasa mänginud ühe mängu, kus siis me tegime üliõpilastele selle mängu nagu kordusesse ja et rääkides sellest, et kuhu mängijad mängu viivad, on siis see, et meie mäng, mida me mängisime nii-öelda huvilistena, läks hoopis teises suunas kui see, mida siis need üliõpilased, kellele me mängu nagu esitasime, rollid kätte jagasime, siis too mäng läks täiesti teises suunas, kuna oligi erinevad aktiivsed mängijad. Rollimäng on alati avatud erinevatele lõppudele. LARP siis. Oma diplomitöö raames küsisin teistelt larparitelt veel, et kas rollimängudesse tuleks sisse kirjutada õpetlikke elemente. Vastuseks sain, et see ei tohiks olla ilmselge, aga see võib olla varjatud. Ei pea punnitama, et teha rollimängu selleks, et õpilased saaksid midagi õppida. Ja larpid ei tohiks kindlasti olla loengud, sest siis kaob kogu selle tegevuse võlu. Ehk et kokkuvõtvalt rollimäng on meelelahutuslik ja põnev, vaba aja sisustaja, millesse on siis võimalik suuremal või vähem määral sisse peita kasutuslikke ja õpetlikke elemente. Seiklusrollimäng sisaldab endas nii seikluskasvatust kui draamaõpet, aga sinna võib panna ka mida iganes, kui oled ainult ise avatud meelega. Ma ei oska miskit muud rääkida. Aitäh! Aitäh sulle! Lähme siis viimase osa juurde ja selleks on üks keskkonnahariduslik näide. Näide tuleb Vapramäe Vellavere Vitipalu sihtasutuse poolt ja kuidas nemad on rollimänge sidunud keskkonnaprogrammidega. Tere, mina olen Triinu Pertels ja tutvustan teile Vapramäe loodusmajas olevaid loodusõppeprogramme. Ja põhiliselt just neid, kus me kasutame rollimängu teemat. Programme meil on tegelikult kokku 40 ja nendest 6 on siis sellist, kus on lapsed otseselt peavad kehastama kedagi teist. Need otseselt kehastatavad programmid on mõeldud lasteaialastele ja nad saavad paremaks siis rolli sisseelamiseks selgakostüümid. Lisaks on suurematele lastele ka mõned sellised rollimängu elemendid sees. Näiteks, kui nad peavad mõnda
mõne ameti esindajat näiteks kehastuma või siis näiteks peavad oskama väidelda teistega, et kus koha peal on parem ja säästlikum elada, et kas näiteks siis linnas, maal või kortermajas või mõnes uuselamurajoonis. Ja ma põhiliselt praegu siis tutvustaksin ikkagi rohkem neid, mis on lasteaialastele, kuna nendega on meil rohkem kogemusi. Kõige esimene programm, mis me tegime, oli umbes 12 aastat tagasi ja kuidas see täpselt idee tekkis, et seda ei oskagi niimoodi öelda, et me oleme hästi palju käinud õppereisidel ja meil on hästi palju erinevaid retkejuhte, kellel on ka väikseid lapsi, et võib-olla nendest kogemustest ja sellest, et lastele tegelikult meeldib kostüüme selga panna, et tekkis selline esimene mõte. Ja kõige esimene programm oli metskitsedest, kus lapsed siis said selga kostüümid ja proovisid kitsemoodi juua ja süüa ja siis olid neil oma perekonna moodustamised ja sai kuulda, kuidas kits häält teeb ja ise järgi teha. Et kitse kostüüm näeb välja selline. Ja hiljem siis vaatasime, et kuna see väga hästi meeldis nii kasvatajatele kui lastele kui ka siis läbiviijatele, siis mõtlesime lisaks teisi programme välja just nendel teemadel, millega lapsed siis ise ka võib-olla kõige rohkem kokku puutuvad. Et näiteks vareslasi on igal pool ja mesilasi on näha ja liblikaid ja jäneseid ja oravaid, et siis kõige nende kohta tulid uued programmid. Mesilase programmi puhul on kogu rühm ühtlaselt riibuline sellistes riietes. Siis rongakostüümid on üleni mustad, sellised mustad keebid. Ka väga huvitav, kui kogu rühm on niimoodi väljas mustade keepidega. Üks kõige sellisem lemmikum või mida kõige rohkem tellitakse on liblika programm, kus lapsed teevad läbi liblika arengu. Et alguses on nad munad, siis nad saavad selga sellise kinnise kostüümi, kus neil käsi ei ole ja näevad välja nagu ussikesed. Ja pärast nukkumist siis saavad nad panna endale tiivad ja proovida olla nagu liblikad. Ja veel on orava programm, kus on natukene tagasihoidlikumad kostüümid, et saavad pähe orava kõrvad, alguses kevadised ja siis see programm käib läbi aastaaegade, et siis kui saabub talv, siis neil toimub ka karvavahetus ja kõrvad on siis hoopis hallikat tooni. Ja üks programm siis jänestest on nad niimoodi jäneste kõrvadega. Ja kõikide programmide puhul peavad nad siis ise kujutama ette, et nad on need loomad või linnud ja iga programmi puhul on siis eritegevused. Näiteks mesilase programmi puhul korjavad nad õietolmu ja sülemlevad ja proovivad siis kõiki mesilased sellise eluga seonduvaid tegevusi ise läbi teha. Liblikate puhul ma juba rääkisin, et erinevad arengujärgud läbi mängude ja siis ronga puhul õpivad lendamist ja pesa tegemist ja kõikide nende loomade või lindude puhul siis ka vaenlastega hakkama saamist. Et selline hariduslik osa on igas programmis hästi tugevalt sisse viidud, aga läbi mängude ja läbi ise tegemise. Ja miks me siis tegime seda, et meile ikkagi endale see tegevus meeldis ja näha oli, et lastel oli sellest ka kasu, et kõik tegevused jäid väga hästi meelde. Et võib-olla, kui vaadata, et kuidas siis nendele tegevustele reageeritakse, siis üldiselt on ikkagi näha, et on selline eestlaslik tagasihoidlikkus alguses, et ei julgeta kohe nagu tegevusi kaasa teha või on selline tõrge, et kas me ikkagi tõesti paneme nüüd kõik selga kostüümid,
ja kas me tõesti nüüd päriselt proovime niimoodi süüa nagu kits ja et natukene kardetakse. Aga kui esimesed tegevused on tehtud, et siis on juba edasi, läheb hästi ladusalt, et ka võib-olla need arglikumad lapsed, kes alguses kaasa ei tahtnud teha, et need tulevad vaikselt juurde ja sellised erivajadusega lapsed tavaliselt eristuvad grupis, et nemad ei tahagi üldse kaasa teha, et neil on juba vastuvõetamatu võib-olla mingite võõraste riiete selga panemine või võõraste inimestega suhtlemine. Aga üldjuhul on ikkagi lõpuks programmi lõpus kõik rõõmsalt koos ja tegutsevad, et igaüks leiab enda jaoks midagi. Et võib-olla mõnikord õpetajad liiga karmilt keelavad lapsi, et kui nad ei pane kostüümi selga, et nad ei või osaleda. Et mina ei ole nii karm olnud, et lõpuks on ikkagi ka need arglikumad lisandunud. Need sellised gruppe, kus kõik hästi kohe ja rõõmsalt ennast riidesse panevad, et selliseid on hästi vähe. Aga sellistele gruppidele on kõige toredam seda läbi viia, et ka siis, kui see õpetaja on ise hästi kaasa minev, et ka grupp tuleb siis nendega hästi kaasa. Läbiviijana peab siis olema tegelikult hästi hea näitlemisoskus, et ise seda hästi innustatult teha ja siis edasi anda, et ka gruppi nagu kaasata. Ja arvestama peab siis kindlasti sellega, et kuna see on natukene teistsugune olukord ja et kõik grupi liikmed on tohutult palju energilisemad siis ja palju aktiivsemad ja võib-olla ka rahutamad, et tuleb osata neid niimoodi siis tegevusse kaasata, et neid kuidagi ei pahandaks, et nad saaksid oma esimese sellise emotsiooni välja lasta. Et peab olema hästi hea grupijuht, et näiteks eriti just nende lasteaiagruppide puhul, et nad kipuvad laiali jooksma ja hakkama juba omi selliseid mänge välja mõtlema, et mis on ka ühtepidi nagu tore, et kui osatakse ise leiutada tegevusi. Ja meie siis teeme seda sellepärast ka õigemini kõiki oma programme, et meie kõikides programmides on sees aktiivtegevused ja mängud, et kuna see on tõestatud, et läbi ise tegemise ja kogemise jäävad asjad paremini meelde ja tulevikus osatakse neid siis selliselt kasutada, et ei pea väga pingutama, vaid kõik need seosed tulevad automaatselt. Et oleme siis ise tähele pannud, et näiteks kui me iga programmi lõpus küsime tagasisidet, et siis need rollimänguga programmide lõpus oskavad lapsed palju paremini meenutada, et mida nad tegid ja mida nad õppisid. Ja lisaks siis ka hiljem lapsevanemate käest on kuulda, et nad väga detailselt räägivad, mis tehti ja kuidas siis mingisuguse looma elutegevus välja näeb. Et sellepärast võib siis öelda, et need rollimängud, nende tegemine aitab väga hästi kaasa sellise hariduslike tegevuste juures ja neid võib-olla isegi võiks rohkem kasutada ja julgemini. Aitäh! Aitäh teile ja head õhtut!